Aga täna me siis räägime blogist, blogi kirjutamisest, kuidas leida teemat ja pealkirja ja kuidas seda sisu niimoodi üles ehitada, et see oleks köitav siis sinu klientide jaoks. Ja kõigepealt võib-olla lühidalt sellest, et miks blogi üldse kirjutada, et tänapäeval ju on nii palju videosid, podcast'e, inimestel võib-olla tähelepanu on puudulik, et miks seda blogi üldse võiks ikkagi kirjutada. Esimene asi on see, et kui sa tahad oma klientidele mingit kasulikku sisu pakkuda, nendega suhet luua, nende brändiga nagu suhet luua, et su kliendid suhestuksid sinu toodete või teenustega, siis see blogi on hea just sellise esmase kontakti või suhte nagu loomiseks. Tegelikult blogi puhul öeldakse, et blogi ei ole otseselt nagu, blogi eesmärk ei ole müük, et blogi ei ole otseselt nagu müügikanal, et erinevalt võib-olla toote või teenuse lehest, mis sul kodulehel on, aga ta aitab siis inimesi sinu kodulehele tuua, neid seal hoida. Endal tekib mingi side sinuga, kui sa kirjutad pidevalt häid selliseid artikleid. Ja loomulikult siis, kui see blogi on ka mingi otsingu sõnadele optimeeritud, siis inimesed leiavad tee sinu kodulehele ka Google'i kaudu, et see on igati kasulik. Ja ka uudiskirjas, et siis sul on, kui sul on blogi artiklid, siis on rohkem teemasid, mida nagu katta ja mille kaudu siis inimesi oma kodulehele suunata. Ja kui hakata siis blogi kirjutama, et siis esimene probleem on võib-olla see, et millest üldse kirjutada või kuidas leida teemasid. Siin on nüüd seesama asi, millest ma eile ka natuke rääkisin, et just, et mis sinu kliendid üldse tahavad või mis neid huvitab, et sa pead siis teadma natuke, milline su sihtrühm on ja mis on nende huvid. Võib-olla kui sa oled alustaja või sul ei ole veel väga suurt kokkupuudet oma klientidega, siis sa lihtsalt sellel teemal võid uurida, et mida foorumites või Facebooki gruppides, mis need kliendid, sinu kliendid nagu räägivad või mis küsimusi nad esitavad. Ja samamoodi sotsiaalmeedias sa saad vaadata, et mis postitusid tekitavad rohkem kaasatust või tagasisidet ja mis su klientidele nagu korda läheb. Et sellest tegelikult sa saad ka teha mingi blogipostituse pikemalt sellest teemast rääkida. Ja kui sa umbes tead, mis teemal sa tahad kirjutada, siis see on selline pealkirja leidmine. See on järgmine punkt, mis on hästi tähtis, sest 80% inimestest ei kliki pealkirjast kaugemale, et see pealkiri peab siis tõesti nagu tänapäeval tähelepanu äratama. Ja kuigi neid pealkirja variante on mitmeid, siis ma soovitan võib-olla sul, sa alustad valida selline üks kahest, et näiteks sa kirjutad, kuidas midagi teha või kuidas mingi probleemi lahendada, mis iganes, et sa alustad sõnaga kuidas, see on üks pealkirja tüüp, või siis teine väga hea, lihtne, mis on väga mõjus ja mida inimestel on lihtne lugeda, on siis listpostitus ehk 10 müüti, 10 nippi, kuidas teha, 7 põhjust, miks, selline, kus on siis numbriline nii-öelda pealkiri. Eesti keeles juhin tähelepanu, eesti keeles numbrid alla 10 kirjutatakse kõik sõnaga välja. Üle 10 siis võib kirjutada numbriga ka, aga jah, juhin tähelepanu sellele ka õige keele teemale. Aga jah, need kaks on sellised head, sa annadki inimesele midagi kasulikku, mingid kasulikud nipid, räägid, kuidas midagi teha või kuidas mingi probleemi lahendada, et need on nagu selline kindla peale minek. Et siis selles suhtes neid soovitan väga kasutada. Ja pluss see, et kui sa kasutad seda listpostitust, siis see aitab ka sinu nii-öelda blogipostituse hästi ära struktureerida juba. Ja siis saadki siis valida selle pealkirja. Ja järgmine asi on see, et sa võid mõelda siis ka alapealkirjad. Ehk täna annan sulle ülesandeks koostada 300-sõnaline blogipostitus. Vali siis üks nendest teemadest, kas kuidas või siis listpostitus. Ja siis mõtle 2-3 alapealkirja ka välja, et millest sa võiksid seal rääkida. Ja siis minu käest on küsitud või inimesed on pöördunud selle murega, et kuidas inimesi siis, kui nad juba pealkirjast edasi saavad, et kuidas neid panna seda artiklit nagu lugema või mis see konks oleks, et mille külge nagu inimest püüda, et ta hakkaks lugema, et see pakuks talle huvi. Siis selle kohta mul on mõned nipid, et üks variant on see, et sa alustadki mingi küsimusega, et pöördud inimese poole,
Noh, muidugi oleks hea, kui sa tunneksid natuke oma sihtrühma, et mis mure neil on, et siis arendadki teemat selle, selle all, et näiteks, et kas sul on selline probleem või kas sa oled kogenud seda, et näiteks üks variant on sellise küsimusega alustada. Siis sa võid näiteks mingit statistikat välja tuua, et kas sa teadsid, et inimesed ei koge värve ühtemoodi või lihtsalt kunagi kirjutasin ka 3D printeritest artiklit ja siis tõin välja statistika, et kuidas 3D printerid on järjest, nende kasutamine nagu 3D printerid on nagu tõusev trend ja kui suur nende turuosa on ja tõin selle statistika välja, aga sa võid ka mingi lihtsama statistika, mis sinu valdkonnas on, näiteks esitada seal ja siis, et loe edasi siit artiklist selle mõlema teema kohta, mis on niivõrd oluline. Ja statistika siis variant, siis sa räägid võib-olla mingist müüdist, et mis on, aga siis siit artiklist saad teada, et kuidas asjad tegelikult on. Ja või siis esitada mingi vastukäiv fakt, et osad inimesed arvavad nii ja teised naa, aga siis kuidas on tegelikult, kuidas sina arvad, et see asi on, et millest sa siin artiklis siis räägid. Ja veel variante, mingi tsitaat mingilt tuntud inimeselt ka, mis nagu võidaks nagu tähele panna, et see mingi põnev fakt või põnev nagu väide, mille ümber siis hakkad seda blogipostides esitama. Ja, et võib-olla siis esimeses lõigus sellist nagu tähelepanu tõmmata, siis siin tõin sulle mõned variandid välja. Aga siis ülesandeks, no lihtsam variant on see, et sa mõtled pealkirja ja paned alapealkirjad ja siis teed lihtsalt selle sissejuhatuse, et sellise konksu mõtted välja. Aga siis kui sul on aega, siis võid ka selle terve selle blogipostituse nagu valmis kirjutada. Et ma loodan, et sa said siit ideid, et hakkas mõte jooksma, et millist tüüpi postituse sa võiksid luua, mis see pealkiri võiks olla ja mis see alapealkiri ja kuidas siis inimest nagu sellise konksu külge püüda juba blogipostituse sissejuhatuses. Aitäh ja edu sulle!